Me mainisime eelnevate slaidide puhul, et intellektuaalomandi õigused katavad autoriõigusi ja tööstusomandit. Aga mis asjad need intellektuaalomandi õigused siis on? Alustame sellest, mis on intellektuaalne omand. Intellektuaalne omand viitab inimmõistuse loomingule, nagu leiutised, kirjandus- ja kunstiteosed, disainid, sümbolid, nimed ja kujutised, mis iganes sellised tulemused, mida kasutatakse kommertseesmärgil. Intellektuaalomandit ja selle erinevaid liike ja väljundi vorme kaitsevad näiteks patendid, autoriõigus, kaubamärgid, tööstusdisaini lahendused ja muud instrumendid. Intellektuaalomandi kaitse aitab tagada, et loojatel ja innovaatoritel oleks tegelikult ka julgust luua ja arendada midagi uut ja huvitavat ja paremat. Sest neil on võimalus teenida selle pealt tulu. Ehk siis see on põhimõtteliselt intellektuaalomandi õigustega tagatud. Neile see õigus seda tulu teenida. Mis tähendab seda, et see tegevus muutub neile lihtsalt seda väärt olevaks. Intellektuaalomandi õigused algavad autoriõigustest. Sellepärast, et tegemist on ikkagi inimese loominguga ja inimene, kes midagi loob, on autor. Autoriõigused jagunevad kaheks. On isiklikud õigused, mis puudutavad autorlust, tema au ja väärikust ning õigust otsustada teose terviklikkuse, muutmise ja avalikustamise üle. See tähendab seda, et autori õigus olla mingi teose autor on autori enda asi. Öelda, et kas ta tahab selle asja autor olla, nimetatud olla selle autorina või ei. Autori õigus on ka otsustada seda, et kas see teos avalikustatakse või jääbki elu lõpuni kusagil sahtlisse või võetakse siis ühel hetkel näiteks seina pealt maha. See on autori isiklik õigus. Autor saab otsustada ka selle üle, kas teost tohib muuta, kas teosele tohib teha lisandusi või täiendusi ja nii edasi. Et te näete, et tegelikult autoril on väga suur kontroll oma teose tuleviku üle. Autori varalised õigused puudutavad aga eelkõige seda, kas sellest teosest on võimalik mingit moodi tulu teenida. Ehk siis kas seda teost tiražeerida, müüa, kättesaadavaks teha internetis ja kõik muu selline. Nende õiguste kasutamiseks kellegi teise poolt on vaja autori luba. Ehk siis kui sina tahad müüa näiteks oma töötaja loodud teost, peab sul olema selle töötaja luba ehk litsents sellele tegemiseks. Isiklikel ja varalistel õigustel on ka natukene rohkem erinevusi. Isiklikud õigused ei ole võõrandatavad, ainult litsentsitavad. See tähendab seda, et autor ei saa neist loobuda, ta ei saa neid ära anda. Ta saab anda neile ainult kasutusloa, näiteks oma tööandjale, tellijale või kellele iganes. Isiklikud õigused ei lähe automaatselt üle tööandjale, kui näiteks tegemist on programmeerijaga või muu lootöötajaga. Selleks on vaja eraldi klausel töölepingus või teinekord, kui tööleping on juba sõlmitud, äkki isegi eraldi leping. Aga need on väga olulised, sest nagu me nägime eelmise slaidi peal, et isiklikud õigused reguleerivad ka seda, kas tööandja lõpuks on õigus seda teost näiteks edaspidi muuta või kohendada oma vajadustele vastavaks. Varalised õigused see-eest, nimetatakse teinekord ka kommertsiaalseteks õigusteks, on võõrandatavad ehk siis äraantavad ja litsentsitavad. Võõrandamine antud juhul tähendab seda, et autor loobub nendest õigustest täielikult, ehk siis temal, kui ta on kordne varalised õigused ära andnud, ei ole enam õigus selle teose pealt raha teenida. Need varalised õigused lähevad automaatselt üle tööandjale, kui teos on loodud tööülesannete raames, nagu ütleb autoriõiguse seaduse paragrahv 32. Aga tööstusomandi puhul, näiteks nagu leiutised, disain ja kaubamärgid, võib olla leping või klausel selles töölepingus igal juhul vajalik. Sest seal sellist automaatset liikumist ei ole. Tuleb teha vahet autoril ja õiguste omanikul. Ehk siis igal teosel on autor, looja ja sellel autoril või loojal on selle teosega seotud siis nagu mainitud isiklike ja varaliste õiguste komplekt. Nüüd, kui me nüüd isiklikud õigused saame ära anda litsentsiga, siis need õigused lähevad näiteks meie tööandjale, ettevõttele, meie äripartnerile, kellele siis iganes. Temast saab siis nüüd õiguste omanik. Varalised õigused saame siis ära litsenseerida või võõrandada ja lähevad samamoodi õiguste omanikule. Ehk siis meil on ülemises kihis autor, kes on õiguste algne omanik ja alumises kihis on siis see, kelles need õigused lõpuks antakse, on siis õiguste omanik. Autor peab nende õiguste loovutamise või litsentsimise eest saama tasu.
Ehk siis selliselt me loome tegelikult sellise ökosüsteemi, kus autoril on motivatsioon luua uusi ägedaid asju ja tööandjal, õiguste omanikul on motivatsioon teda selle eest motiveerida, sellepärast siis autor teeb palju ägedamaid asju. Ja õiguste omaniku asi siis, kas ta nüüd siis on algne omanik, näiteks autor ise, või siis on nüüd see järgnev omanik, on võimalik võtta need teosed ja teha nendest uus äge toode. Ehk siis meeldetuletuseks. Isegi kui meil on autori käest võetud litsents või isegi loovutamine tema varaliste õiguste osas, siis see ei vabasta meid kohustusest võtta tema käest luba ka tema isiklike õiguste kasutamiseks, juhul kui meil seda vaja on. Ja enne kui me hakkame teost oma eesmärkide nimel kasutama, peame me tagama, et tegelikult, et meil on õigus seda teha. Näiteks, kui me võtame mingisuguse teose internetist või me kasutame mingid teosed, ütleme mingisuguse kunstliku intelligentsi mudeli harimiseks, me peame tagama, et meil tegelikult on algse autori poolt meieni jõudev omandiahel. Ehk siis lepingute ahel, kus on kirjas, et õiguste omanik annab kasutusloa järgmisele isikule. Ja Eesti õigusest lähtuvalt see luba peab olema kirjalik. Sellepärast vastasel juhul sellist jälgitavat omandiahelat ei teki. Ja see on näiteks sage probleem, mida me näeme süvatehnoloogia ettevõtete puhul, kui investor teeb due diligence'i. Et ei ole näha seda omandiahelat näiteks autoritelt või algselt tööandjalt startupi. Kui me ei taga, et meil see õigus olemas on, siis tegelikult on tegemist kas plagiaadiga või tühipalja vargusega. Ja sellega me ometi ei taha tegeleda. Vaadake siin kõrval olevat seda ilusat pilti. Me näeme, et siin keskel on imetabane logo ja selle all on kellegi nimi. See on Getty Images pildipanga fail. Ja Getty Images on rahvusvaheline pildipank, kes on võtnud selle lähteviisi, et seal olevad pildid, kui neil see logo peal on vabalt kasutatavad, sest see on reklaam neile. Aga nagu näete, nende logo on siin peal, aga siin peal on ka autori nimi. Ehk see autori nimi viide, kes on autor. Autor ei ole sellest õigusest loobunud selle pildi kasutamise juures, aga õiguste omanik selle pildi levitamisel on siis antud juhul Getty Images. Ehk siis see on vahe, mis on õiguste omanikul ja autoril.